tere tulemast! Olete kunagi mõelnud, et kuidas ikkagi sünnib ühest lihtsast ideekavandist päriselt toimiv tehisintellekti tööriist? No täna teeme just seda. Lähme piilume nii-öelda kapodi alla ja harutame ühe projekti täiesti lahti, et näha, kuidas see digitaalne innovatsioon siis tegelikult ilmavalgust näeb. Nii, see ongi see suur küsimus, eks ole? Kuidas sünnib tehisintellekti tööriist? Milline see teekond päriselt on? No alates sellest esimesest ideesedemest kuni täiesti toimiva tooteni välja. Lähme uurime seda asja lähemalt. Okei, alustame siis projekti anatoomiast. Ja teate, kujutame seda ette natuke nagu retsepti uurimist. Me vaatame iga koostisosa täiesti eraldi, et lõpuks aru saada, kuidas see maitsev roog kokku saab. Ja mis on see kõige olulisem koostisosa? Muidugi, tööriista süda ise. Ja siin see ongi tööriista süda. Ehk siis tehisintellektil põhinev ideegeneraator. Ja kuulge, see ei ole lihtsalt mingi suvaline funktsioon kuskil nurgas. Ei, see on see mootor, mis kogu kontseptsiooni püsti hoiab, käima tõmbab ja sellele selle tegeliku väärtuse annab. Nüüd, allikmaterjalis mainitakse terminit lead magnet. Mis asi see täpsemalt on? No, see on tegelikult turunduses päris levinud termin. Mõtle sellele nii. See on mingi tasuta väärtus, näiteks e-raamat või tööriist, mida pakutakse sulle. Näiteks sinu e-posti aadressi vastu. Selline klassikaline olukord, kus tegelikult võidavad mõlevad pooled, eks ju. Mis siin on minu meelest eriti lahe, on see, kui lihtne see protsess tegelikult on. Vaata, see on 3 sammu. Esiteks, sina kasutajana sisestad teema. Teiseks, AI loob sulle 10 ideed. Ja kolmandaks, ja see on see põnev osa, AI mitte lihtsalt ei anna need ideed, vaid ta ennustab, milline neist on parim. See teeb midagi enamat. Ja see number 10, see on siin täiesti võtmetähtsusega. Mõtle sellele. See tööriist ei paku sulle lihtsalt ühte lahendust ja kõik. Ei, see annab sulle terve valiku erinevaid võimalusi. Ja see on asjad tegelik väärtus. See pakub sulle nõudmisel nii loovust kui ka valikuvabadust. Hästi, nüüd liigume koodi taha ja räägime mõõdetavast edust. Sest, olgem ausad, lihtsalt heade ideede genereerimisest ju ei piisaks. Tõeline maagia peitub hoopis selles, kui sa suudad ennustada, milline neist 10 ideest ka päriselt tööle hakkad. Ja see tsitaat siin, see näitab täpselt, kui nutikas see AI tegelikult on. Ta valib parima CTR-i prognoosi alusel. See tähendab, et see ei ole mingi suvaline valik. See kasutab midagi, mida nimetatakse CTR-i prognoosiks. Aga oot, mis asi see CTR üldse on? No, CTR on lühend sõnadest click-through rate, ehk siis klikkimise määr. See on digiturunduses üks täiesti põhilisi mõõtikud. Põhimõtteliselt näitab see, kui suur protsent inimestest, kes su linki näevad, ka päriselt sellele peale klikivad. Ja vaat, see ongi asja point. Tööriist ei küsi mitte ainult, et kas see idee on loov, vaid ta küsib seda palju olulisemat küsimust, kas inimesed selle peale ka tegelikult klikiksid. Selge. Nüüd me teame, mida see tööriist teeb ja kuidas ta seda teeb. Nüüd on aeg piiluda sinna tehnilise poole vundamenti. Ja teate vis? See, mis me sealt leiame, on tegelikult päris üllatav. See on filosoofia, mis põhineb maksimaalsel lihtsusel. Ja vaadake seda. Põhinõue üksainus index.html fail. Mõelge korraks sellele. Kogu rakendus jookseb ühel ainsal failil. See tähendab, mitte mingit keerulisi andmebaase, ei mingit rasket serveripoolset loogikat ja tulemus, tööriist on ülikiire, seda on naeruväärselt lihtne paigaldada ja ka hooldada. See on puhas inseneerimõtte elegants. Nii, funktsionaalsus on meil olemas. Nüüd on aeg rääkida vormist ehk visuaalsest stiilist, sest see lühikirjeldus mainib üht väga spetsiifilist esteetikat. Läheme nüüd koodist välimusele ja selle tunnetuse juurde. Siin me näemegi seda valikut väga selgelt. Vasakul on standardne veebidisain ja paremal on see, mis valiti. Bootstrap Cyborg stiil. Mida see siis tähendab? No esiteks, kõrge kontrastsus, mis teeb lugemise palju lihtsamaks. Teiseks, see lahe küberesteetika. Aga see pole ainult iluasi. Sellel on ka praktilised eelised. See on otsingumootoritele sõbralik ehk SEO-sõbralik ja seda on lihtne hooldada, nii et jah, see on stiil, millel on ka sisu. Ja see pilt siin, see võtab põhimõtteliselt kõik eelneva ideaalsed kokku. See ongi kogu selle projekti valem. Võtad nutika tehisintellekti, liidad sellele radikaalse tehnilise lihtsuse ja lisad lõpuks veel tugeva ja läbimõeldud visuaalse stiili. Ja tulemuseks tõhus ja toimiv tööriist.
Ja kui see projekt teile nüüd huvi pakkus ja te tahaksite äkki selle loojaga ise ühendust võtta, siis me leidsime allikamaterjalist ka tema kontaktandmed ja panime need siia teie jaoks kirja. Ja niimoodi oleme nii ühe tööriista täiesti lahti harutanud. Alustasime lihtsast kirjeldusest ja jõudsime välja tervikliku kontseptsioonini. Aga see kõik jätab õhku veel ühe viimase küsimuse, mis on suunatud just sulle. Nüüd, kui sa oled seda kõike näinud, siis millise idee ärataksid sina sellise tööriista abil ellu?